tere, assalamu alaikum. Selle kanali esimeses videos olen ma siis siin aadressil Keevis 9, kus asub Eesti Islamikeskus ja ma tulingi siia, et teha selline väike video sellest keskusest. Enamus inimesi siia ei satu, mitte kunagi. Osad inimesed satuvad siia näiteks siis, kui õpilasgruppidega külastatakse vahepeal keskust, aga enamus inimesi võib-olla küll on seda maja näinud varem siin Ülemiste linnaosas ja täitsa lennujaama kõrval siin kohe peaaegu 3-4 minutit jalutada lennujaamast. Aga siia sisse, sellesse islamikeskusesse tavaliselt keegi ei satu ja sellepärast ma tahangi näidata, milline see maja seest välja näeb. Ja ma lähengi kohe sisse siia Eesti Islamikeskusesse ja vaatame siis, milline see siin seest välja näeb. Kõigepealt läheme siit trepist üles ja ma saan näidata kohe siis seda põhilist osa. Samuti, kui moslemid valmistuvad palveks, siis on siin selline väikene pesemisnurgake, kus enne palvust siis pestakse käed, nägu, jalad ja nii edasi. Ja siit üles läheb siis juba siia põhipalveruumi juurde. Nii, nüüd oleme jõudnud siia selle islamikeskuse põhiossa, aga ma korraks siit näitan ka seda ruumi, mis tegelikult on ka nüüd palveruumiks tehtud. Vanasti oli see selline puhkeruum, kohvitamise koht, aga ka samuti, et rohkem ruumi teha nüüd palvetajatele, siis samamoodi on see siin tehtud palveruumiks. Ja nüüd siit saab edasi sellesse põhilisse ossa nüüd, mis on see meeste palvesaal. Naiste palveruum on ülemisel korrusel, sinna ma saan ka minna, kuna praegu seal kedagi ei ole. Keskus on siin hetkel täiesti tühi praktiliselt, et kui siin reedeti näiteks läheb see koht täiesti täis, siis praegu, kui siin hetkel mingit palvust ei toimu, ei ole siin ka inimesi. Ja selline näeb siis see palveruum või palvesaal välja ja välimuse poolest on väga sarnane see mošee sisemusega, et kes on kuskil käinud, siis teab, et mošeed tavaliselt ka selliste vaipadega ja sellised vaibad on siis just sellepärast, et kuna inimesed seisavad siin tavaliselt niimoodi palvetes, siis seistetakse niimoodi ridades, siis need vaiba, need jooned siis aitavad niimoodi ilusti neid sirgeid ridasid hoida. Et tavaliselt on igal pool mošeedes just sellised vaibad. Ja tavaliselt on ka mošeedes, samamoodi ka siin islamikeskuses olemas riiulid koraanidega. Tihtipeale mošeedes loetakse koraaniga enne palvusi või pärast palvusi. Ja ma näitan ka siit natuke edasi, kus on see koht, kust peetakse jutlust, kui reedeti toimuvad need kõige tähtsamad palvused moslemite jaoks, siis tavaliselt on siin on mošeedes ka selline väikene pukk, araabia keeles on see minbar, selle asja nimi, kus siis seisab see imaam jutluse lugemise ajal. Ja samamoodi siis nii nagu ka mošeedes toimuvad siin ka muud tegevused, kui on Ramadan, kui on paastukuu, siis on siin samamoodi paastu lõpetamise söömised õhtuti ja samuti siis ka sellised öised palvused toimuvad siis Ramadani ajal. Et selles mõttes, et kui räägitakse, et kas Eestis
Eestis on mošee või Eestisse kas tuleb mošee või et mis iganes jutud sel teemal on, siis tegelikult oma tegevuste poolest tegelikult on mošee juba siin selle Eesti Islamikeskuse näol olemas, et siin toimuvad palvused ja kõik muud tegevused, mis toimuvad tavaliselt ka mošeedes, et kuigi ta väljast näeb tõesti välja rohkem nagu tavaline kontorihoone, siis tegelikult oma olemuselt täidab ta juba reaalselt mošee rolli. Ja kui siit nüüd üles minna, siis ma näitan, mis siin üleval on. Siin üleval on siis naiste korrus. Samamoodi siin on väikene pesemisnurgake. Ja siit üles läheb siis naiste korruse juurde, kus siis naised palvetavad tavaliselt. Siin on ka väikene selline ruumike. Et siin mõnda aega tagasi siis tehti seda natuke ümber ja tehti siin suuremaks seda osa, võimaldada rohkematele inimestele sellist ruumi palvetamiseks, sest eriti siin, kui on sellised suuremad, tähtsamad pühad, siis keskus läheb täiesti täis. Et siin nüüd olidki viimaste pühade ajal kokku üle 1000 inimese. Reedeti samuti, kus on siis tähtsad palvused, nii nagu kristlastel on pühapäeviti, selline tähtis päev, siis moslemitel on reedeti. Ja siis koguneb ka siia mitusada inimest palvetama. Samuti toimuvad siin vahepeal sellised tunnid, klassiruumid. Siin praegu on see tõenäoliselt palvete jaoks, kuna siin oli just see tähtis püha pärast palverännakut, pärast Hadži, siis on siin see osa oli täis, siin on ka klassiruumi osa, siin on ka samamoodi palve jaoks see ruum tõenäoliselt siis tühjemaks tehtud. Aga jah, selline ruum on siin siis. Ja selline on siis see naiste korrus, kus siis tavaliselt naised kogunevad palvustele ja kui on mingid muud üritused samamoodi siis. Ja siin väike nurgake natukene väikse kirjandusega, mõned asjad on siin ka eesti keeles ilusti olemas, mõned raamatud, mõned valdikud ka siinpool. Et kui keegi satub siia keskusesse, siis selliseid voldikuid, neid võib alati kaasa võtta. Selleks need siin on. Ja sellega ma siis lõpetan ka selle pisikese ringkäigu selles mošees. Kõik põhiline, mis ma tahtsin näidata, sai näidatud. Ja kui kellelgi on küsimusi, võib kommentaarides küsida keskuse kohta veel midagi. Ja samuti on kõik alati oodatud seda keskust külastama. Et siia on võimalik tulla kas siis niimoodi üksinda. Samuti on keskust tihtipeale külastatud õpilasgruppidega, et alati on siia mitte siis ainult moslemid oodatud, aga ka mitte moslemid, et kes vähegi tahab teada, et mis siin toimub, kuidas siin moslemitel need tegevused käivad, et siis on alati see võimalik. Aga praegu soovin ma kõigile, kes seda videot vaatasid, ilusat päeva ja kindlasti tuleb siia kanalile ka mingeid teisi islamiga seotud videosid.